Millest räägib seekordne Hästi Eesti saade? Hästi Eesti on seekord leidnud ennast, ma ütleksin, tiigri tähtkujust, sest ainult sellest vurulisest ja vöödilisest tüübist meil seekord juttu on. Ükskõik siis kellega, kas Aleksei Turovski või Urmas Sõõrumaaga, aga tiigritest ainult jutt tulebki ja täiesti põhjusega, sest et kusagil siit mitte kaugel elabki üks meile kõigile tähtis tiiger. Tema nimi on Pootsman ja temal on igav elada seal, sest et tal on natukene halb. Ta tahab suuremat maja endale ja ma olen kindel, saab ka. Oled tiigri kutsu ja sa ei karda kedagi. Kas Karl Madisel on ka tiigri süda sees? Kui enda eest tuleb seista, siis ei ole, aga kui teiste eest, siis võib juhtuda küll. Ma arvan, et kõigil meil on vahest tiigri süda sees. Aga laias laastus, ma arvan, et see tiiger ikka väga tihti ei väljendu minus. Kuigi minu tuttavad teavad ja sõbrad ja bändikaaslased, et ma räägin käskivast kõneviisest küll, kui vaja on ja panen asju jooksma. Artjom, kas sina võiksid ka öelda, et sul on tiigri süda sees? Vahel juhtub jah, et selles suhtes mitte konstantselt, aga vahel, kui on vaja käratada, midagi ärkab ikka jah. Kui mul süda sees on, siis ma arvan, et osadest on ka tiiger kindlasti. Aga millest see väljendub, kui sa ütled, et sul on tiigri süda sees? Eks mul on vajalikul hetkel niisugust jõudu ja tasakaalukust ja kui vaja, siis ka agressiivsust ja ma olen muuseas ise Zodiagi märgi järgi pühvel ja mul on, kui ma Zodiagi märke vaatan ja mul on ka palju tegemist on ja olnud tiigritega, siis ma armastan ikka öelda, et kui sa looduses vaatad, siis ega üks tiiger pühvlile vastu ei saa. Ja tihtipeale, aga neil on niisugune komme, et nad võivad kambakesi. aga ka pühvlil on tiigri süda sees. Palun kõiki vaatama homme 20.45 meie saadet. Sest et oled tiigri kutsu ja sa ei karda kedagi.